Tere päevast, tere kaunist päeva kõigile ja mul on eriti hea meel, et täna on nii ilus ilm ja saame õues istuda ja päikest nautida ja ma vaatan, et noored kadusid ruttu ära, et dinosaurus ilmus välja, kes lõpetas ülikooli 34 aastat tagasi. Astusin ülikooli aastal 1983, lõpetasin 1990. 7 aastaga ja täpselt mitte sellepärast, et ma oleks istuma jäänud, vaid sellepärast, et meile noormeestele kleebiti üliõpilaspileti vahele vaheleht, kus oli kirjas, et me olime 2 aastat akadeemilisel puhkusel, mis seisnes muidugi Nõukogude armees käimisest ja sellist akadeemilist puhkust ei soovita tänapäeval kellelgi. Ma pidin kunagi aastal 82 või nii, enne kui ma ülikooli tulin otsuse tegema, et mida ma siis õieti tulen õppima. Kui aus olla, mulle väga meeldis ajalugu, lapsest saadik nagu ka geograafia, aga toona oli ajalugu natuke liiga punane, ütleme nii. Ja kuna ma õppisin Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumis, toona siis esimene keskkool matemaatika, füüsika eriklassis, siis loomulikult langes valik matemaatikale. Ja selle ma siis lõpetasin aastal 1990. Ma olin siis ka koolis õpetaja hästi lühikest aega Hugo Treffneris, 2 aastat olin Elva gümnaasiumis õpetaja ja siis me kõik teame, mis toimus aastal 1991. Selleks ajaks olin ma lõpetanud ka diplomaatide kooli ja mind kutsuti Välisministeeriumisse ja nii, et elu viis mind teistele radadele. Ja nii kurb kui see ka ei ole mina sellest ajast saadik enam matemaatikaga rohkem tegelenud, kui oma lapsi ja teiste inimeste lapsi aidanud kooli ja võib-olla keskkooli matemaatikaga. Aga seda, et ma õppisin matemaatikat, just nimelt seda ma absoluutselt ei kahetse. Ma nägin algusest peale ka poliitikas tegutsedes ja rahvusvahelises poliitikas seda, kui oluline on see, kui inimene oskab ennast loogiliselt väljendada, põhjendada oma juttu, oma narratiivi, oma argumente välja tuua, lugeda tekste ja neid mõista, sest kes paremini mõistab mingisuguse teksti ühemõttelisust, loogilisust ja kõike seda, kui inimene, kes on õppinud aastaid mõistma teoreeme ja muud säärast matemaatikat sügavuti. Nii et ma näen, et mul on sellest kasu senimaani. No üliõpilaselust tol ajal on nii, et kus ma ikka elasin Tiigi 14 ühikas ja käisin ka teistes ühiselamutes kolleegidel, sõpradel külas ja ma ütlen, et tol ajal olid sellised elamistingimused, et jah, te ei tahaks isegi tänapäevased tudengid teada, kuidas toona elati, mis tingimustes. Jumal tänatud, et neid enam ei ole. Ja paljuski käisid need ka õppimisvõimaluste kohta ja kui mulle tehti siin enne üks pooletunnine tuur siin maja peal ja näidati seda imekaunist Delta õppehoonet, siis ma ütleksin, et me oleksime mõelnud tol ajal, et see on nagu mingist teisest maailmast pärit asi ja nii inimsõbralik ja nii inspireeriv keskkond. Paraku oli need 80-ndad, kui mina õppisin ka poliitilises ja ühiskondlikus mõttes väga huvitavad. See oli kordumatu aeg, sest ülikooli sai astutud sügaval stagna ajal ja kui ma olin sõjaväes, tuli võimule Mihhail Gorbatšov, kes pööras asjad tahtmatult, sest ega ta väga seda ei soovinud ju, asjad pea peale. Aasta 88 oli siis, kui toodi sinimustvalge lipp välja siin rockmuusika päevadel ja siis see kõik algas. Teate, mul on meeles, et isegi kui need vanad kommunistid Moskvas seal Kremlis üksteise ära surid, Brežnev ja Andropov ja Tšernenko ja kõik need, kes olid enne Gorbatšovi, meie tegime tudengitena nalja. Me olime Tiigi ühika 4. korrusel, jalad aknast väljas, kitarr käis käest kätte ja me laulsime, ütlen,
häbematult mõnitavaid laulukesi nende Kremli peremeeste kohta, kes üksteise järel aastase vahega surid. Ja mida see tähendas? See tähendas seda, et tudengite seas, olgugi, et oli veel sügav stagna isegi, kadus see hirmu tunne ära. Kuidagi me iseendale ei tunnistanud seda, kuidas me enam ei kartnud. Ei kartnud seda, et meid võetakse ju kinni võtta. Kuhugi, ma ei tea, psühhiaatri haiglasse saata, siis et me ei olnud adekvaatsed või mida iganes. Ja tegelikult see oli ka põhjus, miks see kurjuse riik toona kokku kukkus. Et inimesed said oma hirmudest ja hirmust vabaks. Ja kuna see riik põhines terroril, nii nagu ka tänapäeva Venemaa, ja kui terrorit enam ei kardeta, siis see režiim kukubki kokku. Ja mis siin ikka, tudengiaeg oli ju ilus aeg, on väga toredaid mälestusi, mida kõike sai tehtud ja mul õnnestus elada Balti Kaitsekolledžis õppides pool aastat, aastal 2005 ka Pepleri ühikas ja see oli tundmatuseni muutunud. Paremuse poole loomulikult ja millega ma nüüd tegelen, ma olen Riigikogus riigikaitsekomisjoni esimees, tegelen juba 33 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest saadik väliskaitse- ja julgeolekupoliitikaga ja nüüd ma kandideerin ka Euroopa Parlamenti ja see ongi minu elu mõte olnud kõik need aastakümned, et tugevdada Eesti iseseisvust, Eesti kaitset ja ajada edukat ja välispoliitikat. Sest me oleme väike riik, nüüd oleme siinpool seda joont, mitte sealpoolt. Me oleme Euroopa, me oleme osa NATO-st, kollektiivkaitsest ja see annab meile usku. Ja me võime alati püstitada küsimusi, mõni kahtleb meie liitlastes siin ja seal, miks nad ütlevad nii, miks nad teevad naa, paremat ei ole. Ja meie peame andma ka ise oma panuse selles, et see kollektiivkaitse ja see Euroopa pere, mille liikmed me oleme, et see oleks tugevam. Ja kahjuks me oleme sisenenud ajajärku, mille kohta ma ütleksin, et see on külm sõda, uus versioon 2.0 ja see kestab pikka aega ja ma väga loodan, et pigem me näeme õudset lõppu millalgi mõne aastaga, kui see, et me näeme lõputu õudust. Sest me peame olema valmis tegelikult selleks, et ei lähe paremaks, aga minul on lootus, et see kurjus ei võida ja see idanaaber mingi hetk kukub kokku. Selleks peab rohkem vaeva nägema ja seda me püüamegi teha, et veenda oma liitlaseid rohkem survet avaldama ja mis ma ikka oskan rohkem öelda, et praeguseks, aga ma vastaks hea meelega teie küsimustele, nii hästi, kui ma oskan vastata. Jah, jah. Kõik on selge. Ja, palun. Aitäh, oli jälle väga põnev. Ma pean selle ikkagi ära küsima, et seal kõne alguses oli jutt sellest matemaatika õpetamisest. Ja kui ma tulen siia, et see poliitiku elu on selline kurnav ja väsitav ja lõpuks muutub ilmselt tüütuks, et kas pärast seda on ikkagi plaan ka matemaatika õpetajana jätkata? Ei ole välistatud, jah. Ega, mis mul minna on, 3 aastat Riigikogus ja siis sõltub sellest, kas rahvas valib mind tagasi või mitte. Ja kas ma üldse kavatsen kandideerida. Teate, keegi ajakirjanik küsis mu käest, et ma olen nüüd aasta ja mõned kuud olnud poliitikas, esimest korda elus tegelikult, sisepoliitikas, et kas poliitika mulle meeldib. Ma ütlesin, et jah, poliitika mulle meeldib, aga mulle ei meeldi see, kuidas seda tehakse. Ja
see on tegelikult väga oluline ja see oli ka see otsus, miks ma otsustasin kandideerida 2022 ja 2023 märtsis olid need valimised, et püüda midagi teha veel oma riigi jaoks. Ma olen töötanud ka diplomaadina 90ndatel aastatel, siis Kaitseministeeriumis, siis töötasin ka Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskuses. See on mu elu nii-öelda 4. etapp, aga miks ka mitte? See oleks ka panus, sest tegelikult haridus, kaitse ja haridus on majandus ka loomulikult, aga need on põhivaldkonnad, sest meil peab olema haritud rahvas ja kultuurne rahvas. Me panustame nii haridusse kui kultuuri. Ma rääkisin oma lääne või liitlaste kolleegidega, ütlesin, et vaadake, kui palju me oleme sunnitud tänu nendele oludele ja selle Venemaa ohule panustama näiteks mürskudesse, rakettidesse, ostma moona. Et juhul, kui nad ründavad, et meil oleks millega neile, ütleme eesti keeles, vastu hambaid anda. Aga meil on ka mingid piirid kuskil ja tegelikult teised liitlased peaksid ka rohkem panustama, eriti suured riigid, sest me üksi ju seda Venemaad ei heiduta. Ja kui me nii palju panustame, me ju panustame millegi arvelt, on ju. Me ei leidnud, mis iganes poliitilisel põhjusel nii-öelda 10 miljonit, et õpetajate palka tõsta. Ja siin on suurusjärgud väga erinevad. Ühel poolt räägid mõnest 10 miljonist, mõnel pool räägid miljardites. Ja mis kasu on sellest, kui meil oleme, ma ei tea, laod on mürske täis, aga meil on harimata lapsed. Aga okei, ütleme nii, et loomulikult mina toetan igati, et meil oleks iseseisev kaitsevõime maksimaalselt tugev. Võib-olla peame rohkemgi panustama, ma ei tea küll, kus seda raha leida. Seda ei oska keegi praegu öelda. Aga fakt on ka see, et haridus on ülioluline ja kui mul avaneb võimalus matemaatikaõpetajana veel panustada ja see nii vana inimest kui mind veel võetakse, siis ma hea meelega teen seda. Sest ma kooli matemaatikat jagan ma päris kindlasti. Aitäh! Nii, kas meil on veel siin publikumi seas keegi, kes sooviks küsida? Küsimust, täna on avatud mikrofonide voor ka. Näiteks Anne Heisi, teie sooviksite äkki küsida midagi? Ma ei tea, võib-olla hoopis teise nurga alt, et ma ei ole vaadanud statistikat, et kui palju Riigikogu liikmetest on Tartu Ülikooli haridusega, aga et kas kuidagi seal seltskonnas ka eristuvad need, kes on saanud hariduse Tartu Ülikoolist versus mujalt, et tuleb see kuidagi, paistab see välja, et kes on Tartu ülislane? Ja ma tean nii mõndagi, aga võib-olla ei ole ilus kolleegidest nii rääkida, aga kahjuks ka hariduse tase torkab ja see erinevus torkab silma siin ja seal, nii et ja nii on, aga tegelikult ju Riigikogu lõpuks, kuna ta on ju rahva poolt otseselt valitud, siis ta on ka enam-vähem ristläbilõige ühiskonnast ja me ise väga tahaksime, et oleksid, ütleme, tase on kindlasti palju kõrge, kui ta kunagi olnud, et me ei saa võrrelda ka Nõukogude Liiduga, kus istusid, ütleme, mitte väga kõrgelt haritud inimesed rahva esinduskogus. Aga jah, ütleme, Tartu Ülikool on kindlasti see kõrgkool, kui ma oleks tahtnud, et mu endagi lapsed oleks õppinud ja tuleb tõdeda, et ükski 3 ei ole Tartu Ülikoolis käinud, 2 on välismaal käinud ja ma andsin endast parima, aga eks lapsed teevad ka ise oma otsuse ja ei saa peale sundida seda. Olgugi, et ma rääkisin Tartu Ülikoolist superlatiividest ja kõigest, aga nii on. Ja. Ma siis kasutan kohe võimalust reklaamipausiks, et alati on võimalik tulla Tartu Ülikooli tagasi õppima, et täna kindlasti tuleb väga palju juttu ka mikrokraadidest, kuhu on oodatud kõik kunagised lõpetanud õppima, nii et lastel on ka veel võimalus tulla Tartu Ülikooli. Jah, siis sellisel juhul doktorantuuri, sellepärast, et magistrikraad on tehtud.
ja mina hea meelega ka külastan Tartu Ülikooli alati, kui võimalust on, et seekord on ka, olen ka valimistega siin seotud, ütlen ausalt, sest kogu Eesti on üks ringkond ja muidu Riigikokku kandideerisin küll Läänesaare Hiiumaal. Üks mu esivanematest on seal pärit ka, ema, vanaisa. Aga Tartuga seob mind väga selline emotsionaalne ja sentimentaalne side, sest nooruspõlv on ikka see, mis kunagi ei unune. Ja ma pean ütlema, et mul on hea meel, et Tartu on kultuuripealinn muidugi ja see on väga suur au tegelikult Euroopa mastaabis. No nii, ühesõnaga, kui kellelgi on veel mõni tähelepanek küsimus, siis mina tahaksin omalt poolt küsida teie ettekande lõpetuseks tõesti seda, et kui me oleme rääkinud siin ülikooli haridusest ja hariduse tasemest ja nii edasi, aga kuna meil on tegu ikkagi ka vilistlaspäevaga, et mis teie ütlete, et kui meil on siin praegu vilistlasi, kes on juba võib-olla lõpetanud mitukümmend aastat tagasi, siis on meil õppivaid tudengeid ja miks on ikkagi see ülikooli haridus ikkagi oluline, et võib-olla paari sõnaga öelda seda ka, et miks on ikkagi oluline tulla õppima ülikooli? Ei no mul on esiteks hea meel, ma jätsin, oleks taht seda kõigepealt välja öelda, et ma näen kõikide põlvkondade esindajaid siin ja ülikooli haridus on kahtlemata oluline inimesel, kellel on mitte ainult vaimne intellektuaalne kapatsiteet ja tahab ennast arendada eluks ja tahab kvalifitseeritud tööd teha. Vaid nagu mina olen oma naha peal näinud, et ma ju õppisin ajal siis, kui mõeldi, et käid ülikoolis ära ja siis ongi kõik, rohkem ei ole vaja midagi õppida elu lõpuni. Tegelikult on see elu nii, et sa käid ülikoolis ära ja teed siis magistrikraadi ära, käid doktorantuuris ära ja teed ära juhul, kui on soovi ja võimalust, aga õpid ju kogu elu. Sest peale tegin selle MBA ka, Master Business Administrationi tegin 2002 Tallinnast näiteks Tehnikaülikoolis toona. Käisin diplomaatide koolis kunagi, käisin igasugustel kursustel erinevatel ja et ennast täiendada Balti Kaitsekolledžis, Prantsuse sõjakoolis olen käinud ja sõltuvalt sellest, jah, aga ütleme, kõik sõltub sellest, milline su elutee on, mida sa konkreetselt teed ja kuidas sa hindad oma vajadusi, teadmiste vajadusi ja oskuste vajadusi. Aga õppima peab igal juhul kogu elu. Jaa, absoluutselt, et nagu me siin ise ka ülikoolis räägime, et elukestev õpe ikkagi toimub meil siin kogu aeg. Aga ühesõnaga suur aplaus meie esinejale, kes on siis Matemaatika ja Statistika Instituudi poolt vilistlane.